Üles oskate hästi lüüa. Ja kui hakkab alla tulema, siis hakkate alla tulema. Tegelikult te peate kannatama ja siis tõmbama kannatama, siis paneme kannatama. Viimased sekundid peate rööma. Teeme aga veel. 2 aeglast ja 4 kiiret. Ja teeme nii, et me lööme kõik koos kaasa. Jah? Valmis? Liiku, serka, hüüka, kohne. Liiku, serka, hüüka, kohne. Liiku, tempo, hüüka, kohne. Liiku, serka, hüüka, kohne. Liiku, serka. Hästi. Hingasite mulle või? Tihtipeale on nii, et kui te teete hästi kiiresti ja temposse tugevalt, siis sportlased ei hinga. Ja siis see kaasa lugemine on see, et nad lihtsalt peavad hakkama hingama, sest muidu nad hingavad kõik välja selle õhu, mis neil on, jah. Pluss nad saavad süüki. Nii, see on oluline. Nii, järgmisena on nii, et me oleme candlesticksid ja siit me slice'ime. Kui enne me tegime punch ja break, siis nüüd me oleme candlestickis ja siis slice siia, L-i, slice tagasi ja slice teisele poole. Nüüd pange tähele, kui me olime candlesticksis, pöitled on just kui üleval, kus mul ka neile lülikene. Nüüd sa lähed L-i, siis vasak vaatab selja taha see pöial ja paremal vaatab peeglisse, jah? Et seda ei tee. Isegi, jah. Võib norida, ütlen ausalt. Lähed tagasi ja siis teisele poole. Need, kellel on hüpermobiilsed käed, on ju, siis pange tähele, et ei teeks seda, te peate keerama siit õlavart siis niimoodi, et nagu jääks ikkagi sirge. Või siis te hoiate teadlikult nagu ei löö lukku, vaid te jätegi siit nagu pehmeks nii-öelda lihaste tahveetada. Sest kava sees me tegime kusjuures. Me tegime, treenisime vahepeal raskustega ka nende kava poolmoksjoneid. Ja minul on hüpermobiilsed käed ka. Ja ma lõin nii kõvasti selle raskusega käe sinna lukku, et see õlaliiges sai haiget. Ja seda võib tulla nüüd teesportlasel ka. Seepärast ongi teadnud, et sa pead ikka seda lihaseid siit pingutama igalt poolt, et haiget ei teha. Nii, teeme aegselt, me olime siin candlesticksis, 2 jälle paralleelsed jooned. Ja lähen. Liiku, serka, hüüka, kohne. Liiku, serka, hüüka, kohne. Liiku, temposse, hüüka, kohne. Liiku, serka, hüüka, kohne. Liiku, serka. Sul läksid käed selja taha. Ja siis see jääb hästi sinna taha kaugele. Ja hästi ägustab. Nii. Ja nüüd on meil high-V ja low-V. Jah. Oled slice'iga. Jah. Lähme siit alt. Low-V'isse, high-V'isse, low-V'isse. Jah. Ja siin pöidla taatad kogu aeg sinna peeglisse. Jah, sa pead käsi keerama. Jah. Ja käed jäävad siia ettepoole ja siia. Nii valmis. Liiku, serka, hüüka, kohne. Liiku, serka, hüüka, kohne. Liiku, temposse, hüüka, kohne. Liiku, serka, hüüka, kohne. Liiku, serka. Me käisime välja selline. Tegelikult see peab välja magata. Poos. Seda on nii raske teha. Väga raske teha. Poos. Nüüd te saite aru, mis on slice'i, punch'i ja break'i vahe. Me teeme veel, siis saate veel aru. Nii. Nüüd on meil künnakud. Sama asi kõndimise pealt, nüüd on juba selge. Paneme jalad juurde. Ja jalad peavad olema need tippivad. Kõrgelt takal. Kõrgelt takal, kui läbi ees, nagu kosakingad on jalad. Ja selles kombis on nii, et sa võid nagu rõhkanud olla. Siis ma kuulen, et Monika on seal. Ma teen samas rütmis teha ka. Et nii sa saad ka hästi palavada. Nii, teeme samad asjad. 2 aeglast ja siis 4 kiiret. Esimene harjutus on jah? Esimene harjutus, siis on teine ja siis 3. kaasa. Nõks on selles, üks asi ütlen. Jah. Jalg töötab löögi peal.
valmis? Liiku, sekka, nii, lähme järgmise juurde. On teil küsimusi? Lähme lonksu juurde. Ei? Jah, lähme edasi. Nii, meil on terav kõnd üle saali. Võtame tagant ette, võtame kolonni. 4 inimest kolonnis. Võt sul oli kaua algus, ma alles tulin platsile. Jah, see oli kaua algus on tulnud hästi. Ja nüüd me lihtsalt kõigile. Käed siin. Ja jah, seal ja nüüd peaks olema 2 levees, 2 pies. Ahah, okei. Me võime kindlis meile siin lihtsalt. Näite lähte siis. 2 levees, 1 pies. Okei. Läheb. Liiku, sekka. Ka. Liiku, sekka. Üles. Üles. Teravalt üles. Üles. Ja, hästi. Tagasi. Lähme tagasi. Nüüd paneme käed juurde. Ja läbi triki. On teil high, low. Ja nüüd läbi breini tähendab seda, et sa viskad, pingutad ära, lased kukkuda, pingutad ära, aga see peab olema hästi kähku. Üleval, ja üleval, ja see vahetus on hästi kiire. Sa pead politsei nii kaua kannatama, kuni sa lähed. Jah. Enda käsi alla ei lase, kui ei ole seda viimast seda sammu. Valmis? Liiku, see. Ja, tagasi. Nüüd olid jälle need randmed, et osadel olid käed nii, aga tegelikult kõigil peaksid nad vaatama peeglisse. Ja keha peab ka pilgi ees hoidma. Hästi palju on seda. Et siit on pangsid, siit ei tohi pangsida. Olen üleval, olen alla. Ja see on juba see, et sul on kogu aeg keha aktiveeritud, siis sa saad neid kõiki suunatud levele vahetada käsi jah, mis iganes asju sul on, aga kärgud teha saad kohe teha. Muidu sa pead lõtvalihast aktiveerima ja siis sa hakkad seda liigutust tegema, see juba ka ajas selles. Nii, nüüd me teeme sama asja, aga iga sammu peale käte vahetus. Et jalad teevad ikka sama, teine ees, aga käed peavad high, low. Ehk siis on high, low, high, low, high, high. Ehk siis käed vahetavad igal sellel, aga saanud seal 1, 2 üleval, 3, 4 all. Ehk siis jalg ei muuta, käed lähevad minevaks. Valmis? Liiku, sekka, hüppa, jah. Kui te nüüd teeme high beat, siis high beat on ikkagi see õige asend, on ju. Et ärge seda peeglust tähtsada millegi. Teeme aeglaselt. Valmis? Liiku, sekka, hüpka, liiku, sekka. High beat. Teil on? Jah. See mõtlesin, et teie käed liiga üle osa. Jah. Ja sul õiglad andmed vaatavad suunas. Nii, kuidas teil on? Lähme raskemaks. Lähme raskemaks. Ja mis meil tuleb? Mis tuleb see jalavahetus on ju? Nüüd peaks tulema neil Samm. Sa On mõtled seda, jah? Ja ma arvan küll. Tegelikult ei olnud see, aga me võime selle vahetuseks võtta. Nii, tuleb ainult jalad. Samm. See on nagu rütmivahetus, vaata. Me ei saa terve kava ainult kõndida ühtemoodi, me peame näitama muusikat, see on viis, kuidas seda rütmi vahetada. Näiteks teete täitsa erinevat. Kas siin on mingi ma ei vist teete
samaga hoian üleval. Üleval, all, all, üleval, all, üks ja all. Proovi. Te võite proovida siis. Teeme anulikult. Üleval, all, üleval, samm ja vastus. Hoia, hoia, ja nüüd teeme kiiremini. Teeme päris šütni. Ja nüüd me peaksime kogu aeg kuulda aitama, et kui me kõnnime, et siis nagu üks inimene kõnniks. Mitte hästi palju. Teeme ühe korra seda. Jah. Valmis? Liikusega. Aga jalad me käisid ka erinevad. Kas me peame lükkama kaasa? On palju edasi minna. Edasi minna. Nüüd meil on clean punch slice L. Samm, siia. Paremast jalast on samm. Jalad keerate niimoodi. Parem, vasak. Nüüd on hüppad teist positsiooni. Kahe kasutus ja astud edasi. Ainult niimoodi. Ja nüüd käed, mis teevad, on cleanis. Teevad punchivad L-i, slice'ivad L-i, jah. Nüüd slice'id L-i ja nüüd break'id clean'i. Jah. Läbi dagger'isse siis. Siit, dagger punch, slice, läbi. Valmis. Teeme kõik koos. Rahulikult. Jah. Valmis. Liikusega. Samm, punch, slice, dagger'isse. Samm ja punch, slice, break. Punch, slice, break. Ja teeme nagu üheselt. Noh. Väga aega on küll. Nii valitsus need, vaatlustunnis on ju. Jah. Meil häid näiteks. Nemad teevad seda, siis te ei pea uuesti õppima. Nii, teeme veidi kiiremini. On teil küsimusi? Läbi dagger'si siit, läbi dagger'si ja break'i alla. Kõik on hästi loogiline tegelikult, sul on samm, samm. Nüüd sa punch'id siia, slice siia, teed üks lõuga tõsta. Nüüd hakkad vastuma, teed tõn. Jah. Käed tagasi, tõn ja alustad lõpus. Samm. Jah. Valmis. Liikusega. Need. Ka, jah. Need ja. Ka. Need. Ka. Need. Ka. Hästi. See on väga hea harjutus nagu koordinatsiooni mõttes ka panna. Ja seda pikalt teha. Aga me ka tegelikult ei teinud esimest korda. Teil võiks olla väga raske kohe. Kuhu käed jalad. Nüüd meil on ka. Ka. Samm. Pantsime kaasse, slice'ime teisele poole. Ja see on suunavahetusega. Näitate. Samm, punch'id sinna. Keerad sinna. Jah. Kas ma mõtlen? Jah. Töö. Ja siis suunatud käsi ja pöiaga ja teisele
sisse. ette. Nii. Me peaks minema nüüd edasi. Lähme sinna äkki nende pöörde juurde. Need on pöördrööp. Tulge siia. Tulge maalaste. Nüüd võtame oma pöördeprööpi ja oma pöörete võib olla muu tehnika, aga see on kõige lihtsam. Nii. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. See on põhimõtteliselt nagu L. Kas käsi on ees. Nüüd me avame ja lühime Suurt see, et sa näed ikka enda neid andmeid siin, jah? nüüd tagumise jalaga siit. Lükkad ennast siit. Või päkal on peale, kui teeme kannal. Ja siin meil on pöidlad üleval. Võib teha nii, aga see on kuidagi raske. See on paleti käe proovib. Ja siis suur pall on siin vahel. Ja see ei tohi olla nii. Seal ripuvad need külamad. Siin, enda ees kohe. Ja kui te hoiate siin neid enda ees niimoodi, mitte siin, siis on lihtsam ennast nagu tasakaalustada, kui teil läheb pööre näiteks natukene musti, siis kätega saab tindida. Ja lõpp oli või siin alla. Alla. Ütleme rahulikult. Et siis 8 on see punch, 5, 6, 7 ja punchime jah, olemast käest. Valmis. 5, 6, 7, 8 ja. Ja. 1, 2, 3. Valmis. 5, 6, 7, 8 ja 1, 2, 4. Osad teevad isegi nii. See on eriti ilusa. Pööre. Nii. Ja siis kohtunik on lõpe. Jah, tihti peale ka pea annab eriti siukse nagu hea punkti sellele kogu asjale. Kera. Valmis. 5, 6, 7, ja 1, 2, 4. Julgeme pööret ka teha või libe? Ja palju sul seal posti juures on? Seda posti juures. Siin on hästi palju pöörde. Teeme ühese pöörde. Rahulik ühene, nagu 1, 2. Proovime, nii võttes tuleb. Valmis? 5, 6, 7, ja 1, 2, 4. Kui sa ootad, siis alla. Isegi kui sa oled kohal, sa pead timmima oma pöörde nii, et sa ootad alla. Taha. Selle kõigmise peal. Teega ongi rühma pöördada põhime. Me paneme 2 sammu lihtsalt juurde. See on 8, see on 6, 7. Samm. 7. Teised lõigud. Kas ei ole? Nii, siis on sama lõik. 6, 7, 8 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama siia, teeme ühest. 1, 2, 3. 1, 2, Vastab taha. 3, 4 ja 5, 6, 7, 8. 3 sammu ette enne preppi. 3 sammu ette enne preppi. Jah, 3. Seda saab teha üle saali, isegi siis, kui te teete pärast tuubel 3-kordsed. Samad asja saate teha. Valmis? Rahulikult, jah. 6, 7, Punch. ja 5, 6, 7, 1, 2, 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 3, ja 5, 6, 7. Võib-olla suurema vahel endale. Tõstame tempot, teeme ühe pöörde juurde. Kas päris pöörde või? Ja ühe pöörde. Ohoo, no proovime pööret. Jah, Ühene pöörd loeb nüüd, on ju? aga üks samagi. Valmis, kes ei taha ei ole valmis, lihtsalt seisa. Jah. Aga oota, lõigi peale olla. Valmis? 5, 6, 7, 2. Ja 5, 6, 7. 1, ja 5, 6, 7. 1, 2. Ja 5, 6, 7. 2. Ja 5, 6, 7. Ilus. Ja 5, 6, 7. Ilus. Väga hästi tuleb välja. Pead ütleks teile pöördes kiiremaks. Ja peame kiire, peame kõigile. Võta pilgu peale, pilgu rõstada. Ja isegi kui me kõnnime, siis nüüd oli ka näha. Tihtipeale kommis juhtubki niimoodi, et
siit alla ja hüppe. Me võime teha praegu lihtsalt tagal ja kokku. Kokku ei pea siia tulema, kokku võib tulla kuskile mujale. Osadel tuleb siia. No, kuhu iganes. Teeme nii. Me paneme siia ette. Proovime. Proovige haivis ka mitte käsi või neid randeid suuta. Juba praegu. Haivis. Sa loe, aga aeg. Jah, haivis. Käed vastu keha. Liiku, sekka. Hükka, ohjanne. Liiku, sekka. Hükka, ohjanne. Liiku, sekka. Hükka, ohjanne. Liiku, sekka. Hykka, ohjanne, liiku, sekka. Hykka, ohjanne, liiku, sekka. Hykka, ohjanne, liiku, sekka. Hykka, olgu. Kui te teete, siis haivi oli hästi vitsas. Pane siia. Ja randmed ka. Pigem eespool või käed randmed hakkavad õiges suunas. Ja käed eespool. Haivi selles hüppes ka. Nüüd teeme T-hüppe, see on meie makshüpe. Siin võib olla ükskõik mis hüpe. Tiimil on, sul võib olla harthüpe, T-hüpe, Kahega tõmbele, mis sul tiimile sobib. ja teeme T. Oluline on ära lõpetada. Hoia, lõpeta. Ja kui siit teete ka need käsid, siis on ka kõik liikumised on hästi kiired. Hoia, et kannatad ja siis läheb kolm. Hoia siin. Nii, siis kiired siin. Valmis? Liiku, sekka. Hykka ja kohne. Liiku, sekka. Hykka, ohjanne. Liiku, sekka. Hykka, ohjanne. Liiku, sekka. Kiirustab kätega. Ohjanne. Liiku, sekka. Hykka, ohjanne. Liiku, sekka. Maaga paralleelselt. Ohjanne. Liiku, sekka. See on jah, kui te teete T-hüppet, siis käib hüppel käeasend on ka oluline. Kui see on T, siis see peab olema maaga paralleelne. Kui ka muu asi, siis On kombinatsioon, see on raske. Hüpe pluss pööre. Teeme sama. Samm, lööme. Teeme päkal seisus lihtsalt. Siit. Hüpe. Siia. Näita tasendi ära. Ja siis spinni käed on cheeri jaoks. Kuidas lõpp oli? 8, 1. Proovime rahulikult. Peale hüppet tahate siis 2 lööki. Oli 2 järgi. Siis meil on 2 siis. Teeme ühe kaupa. Valmis? Liiku, sekka. Hükka, stopp, teeme algust ära. Käed on teil ees, ühel on niimoodi, teisel on niimoodi. Siis võib nii panna. Et siis osad on nii. Pange siis siia ette low touchdowni, jah? Ja on 2 jah. Maaga paralleelselt ka. Valmis? Liiku, sekka. Hykka, ohjanne. Liiku, sekka. Hykka, kohne. 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 Liiku, sekka. Hykka, ohjanne. Hoia. Pööre õiges suunas. Pööre. Kohne. Liiku, sekka. Siin jõus, pange tähele, et osadel läksid käed selgeks. See peabki olema O-täht siin, eks ole. Jah. Osadel läksid niimoodi käed pöörduks selgeks. Ja randmed haivis siis on. Nii. Kõik sellega. Sellega ongi kõik veel. Võtte juua. Pane selle tööle. Panen selle tööle. See läheb magama. Nii järgmine teema on grupitöö. Kui sa saad individuaalselt puhtaks, siis grupitöö on järgmine asi. Esimene grupitöös on kohe sünkroon ja siis timing või music, et kas tiimiliikmed on omavahel sünkroonis ja kas nad on muusikasse sünkroonis. Et on juhtunud ka niimoodi, et kas võistlustel kõlarid on suunatud kuidagi pahasti, et kohtunikud vaatavad, et muusika läheb ühes rütmis, kogu tiim on sünkroonis, läheb teises rütmis. Et noh, see on ka tehnilise vea tõttu siis, kuidas need
helis ja noh, millises ruumis see võistlus toimub, nii võistlus on ja see on natukene pahasti, nii et kui just kõllid ja mingid sellised tuled ja viled sinna muusikasse sisse pandud ja koreograafiasse, mis peaks juhtuma. Kas teile on selge, mis asi on see, et meil on liigutused ühel ajal või? On? Aga liigutused ajastatud muusikasse. Ma näitaks 2 näidet. Mulle seal oli ilmselt aega, aga siin ei ole heli oluline. Tuleb siit. See on nii väike. Näete sealt, jah? Nüüd on suurem. See on Lady Standstill. Nemad on Sloveeniast, väga suureks eeskujuks meile. See on selline tiim, kes täna nad on küll kõik juba väga-väga andekad, aga selles mõttes noh, nad ei tee siin lavas midagi, mis on nagu täiesti võimatu või mis nõuab, ma ei tea, mis painduvust. Jah, et seda kõike on võimalik ära õppida ja see treener ütleski meile, et mina tean, et teie tüdrukud on töökad ja me paneme sünkroonitreenimisse nii palju töötunde ja sellega nad on võitnud 2 korda Euroopakat. Ma lihtsalt näitan väikse lõigu, kui sünkroonis nad on. Jah. Lihtsalt ütlen, seda asja, mis nad siin praegu teevad, plaksutavad ja mingi jee, seda enam ei tohi sellest aastast teha. Et tuleb tulla välja ja võtta kava koos. Ilusti panid jalad kokku, aga me saame lugeda, et on kõik lõpetatud. No, kukelpallid olid jälle 3 eriaegadel, eks ole. Väike jah, ütletas ka. Sama palju samme, samas suunas, kõik on läbi mõeldud, kuhu läheb, kuhu vaatab. Reparatsioon oli pahasti, pööre läks nihu, et ei olnud tuhja kui kõver. Ja nemad loevad töökad, kui kuulete. 1, 2, 3. No tegelikult seda ei tohi teha, aga kuna seal on nii vali, et keegi ei kuule, siis me oleme ka seda ka või siis teed mingit häält. Nii, me ei vaata tervet kava jah. Kiiruga näitan teile siis seda kehvemat versiooni. Sellest aastast ei tohi seda. Ei tohi jah. Ei, sa jooksed platsile, teed tšau ära või jee, võtad kohe asendi ja läks minna. Sa pead kiiresti tulema ja asend. 20 sekundit aega võtta oma koht ja läheb muusis käima. Nad isegi ütlesid. Kas praegu oli siis pikemalt aega seda teha või? Ei olnud määratud. Ei olnud määratud. Need on nii palju võistlejaid, et on kohe, sul on 20 sekki aega, et kõik tulla, võtta asend ja siis 20 sekki ära minna. Ja sama on sealt ära minna. Vanasti hakati tähistama, ja siis igast asju, et seda pole vaja, sest et Olympic Channelis näidatakse seda ja siis peavad seda kuidagi katma. Nad peab kogu aeg, kui see on kanalis kuskil teles, eks ole, siis see peab ju minuti täpsuse, sekundi täpsusega kõik kirjas olema paigas. Nii, näitan. Lihtsalt see on natukene nagu lihvimata kavakene. Et saate aru, et on eriajal. Jalapõigid on väga pehmed, sirutamata, hüpped sellised krõnksud. Ja nad ei ole omavahel sünkroonis ja nad ei ole ka muusikaga, kuigi siin ei ole muusikaga. Kui see juba omavahel ei ole, siis ei ole tõenäoline, et see võib muusikaga ka olla. Nii, ühtsus. Meie liigutused on täpselt ühesugused asendid, kiirus, kõrgus, paindus ja kõik, et keegi on paindlikum, siis ta peab vähem näitama. Keegi hüppab kõrgemal, siis ta peab vähem näitama. Me peame olema nagu üks, et kui sa vaatad, sa ei saa aru, kes on kes, kõik on täpselt ühesugused, on kõige parem. Joondumine. Võrdsed vahed sportlaste vahel, et kui kaugel me Helimaaniga üksteisest oleme ja kui me hakkame nüüd mingit kohta vahetama, siis on sama lugu, et me peame hoidma seda vahet. Me vahetame ringiratast. Ringiratast on jah, siia keskele poole. 1, 6, 7, 8. Ideaalis oleks, kui me kasutame sama palju joondada. Mina ei jõudnud. Tihtipeale on nii, et siis kui on hästi palju inimesi, siis sul iga kõigil on 4 sammu. Kui siia keskele minna. Et siis üks, kes seal hästi pikalt peab kõndima, ta peabki kõndima nende elementi sammudega. Ja need, kellel on nii vaja minna, siis ta teebki. Mitte nii, et üks on seal kohal ja siis teine jookseb elu eest. Sest me tahame, et see tekiks nagu visuaal. Vahetame, paam, ja seda saab teha nii, et sama palju samme, et oleks ühtsus, aga lihtsalt ühel on väiksemad sammud ja teisel on suurem. Hästi lihtne, päris võistlustel on see. Kellelgi, kellel on vähe minna, juba
meile kui treenerid ja meile kui koreograafid. Et sõltub, kui palju me neid visuaale kasutame, formatsioone, kus põnev, äge olema, musikaalsus ja kõik läheb siia alla. Nüüd sellest aastast on see ka, et väga sellist, see on pigem Tšiilile, et performance'is seda väga ei õhki, et muusika peaks olema pigem nagu ilma nende kõllideta ja see on Team Estonia või mis iganes, et piisab 3 korrast, 2 korrast, et iga sekund teevad seda peale lugemist ja kõll välja peale. Pigem tuleks muusika biite kasutada, kitarri, ma ei tea, mõni pild, mis sa loed sealt välja või sõnad, et neid kasutada pigem. Ja jäta meelde, et triki otsas ka on mitte sobilik. Tuuades hästi palju, segan, pööre nii, hüppe, aga tegelikult ei tantsi üldse. Me ei saa hinnata seda tantsu, et sa pead nagu väga kavalalt panema. Natuke tantsu lõpeb hüppega, natuke tantsu läheb kuskil alla, läheb natuke tantsu mingi tõse. Peidad trikid nagu tantsu sisse ära. See peab hästi loomulikult tekkima sinna. Ja siis, kui sa oled ühe korra näiteks hundirõttast näidanud, siis sellest piisab, et sa ei pea see isegi kord seda hundirõttast näitama. Jah, nagu Heli-Mari rääkis, et ei tohi olla seda, seal on mingit kõne peal enam, sest et põhjus on see, et aastal 2032 tahab Cher ikkagi olümpiale jõuda Austraaliasse. Ja kõik, mis ei ole sobilik spordile, ei ole sobilik enam. Et siin ka, et hästi paljud lood on tõesti sellised kõlineid, nagu sa ütlesid, on hästi palju ja kui sul on hästi palju, siis pead kõik ära kasutama, kas jõud kõik ära kasutada. Ja see kõll, mis sa paned, see peab olema ära kasutatud. See on mingi kill, siis on äge. Aga ta ütles isegi nii, et sa ei pea isegi kille panema, et sa saad muusikas ka leida neid aktsente, kus on tün-tün-tün-tün-pam-pam-pam. Ja see on palju parem musikaalsus, kui neid kõlle sinna pärast peale kindistada. Loominguline, unikaalne, originaalne, et kui on ikkagi, nagu seal hip-hopi kavas Startek tegi midagi, seal keegi räppis, oli down, siis oli see koht, siis oli vau, et nagu down see sõna läks kokku selle repurulliga. Et mõned teevad nii on down ja siis nad on down. Et see nagu, what? Et see nagu üldse ei klapi. Jah, mis oli, tehti oli see number 1 oli ka ühes tablesis, näidati ühte, eks ole, et noh, see läheb ka sõnaga kokku. Ühes tablesis. Ühes tablesis oli jah, mis ma mäletan. Et hästi, kui te valite lugusid või selle loo, siis kuulake nagu hästi palju. Siis te kuulete kõik need laulusõnad ära, siis need biidid ühes, muusika on hästi mitmetasandiline. Kõik tasandid kuulake sealt ära. Ja musikaalsus ei tähenda, et see nagu, et kohtunikele peab see lugu meeldima. Ei pea, lihtsalt vaatama, kuidas sa seda lugu kasutad. See on see asi. Kui on iga lugu, mida on raske kasutada, siis ei saa, et otsi lugusid, kus on ja siis tuleb mingi slow motion. Tempo vahetusi ja sellised. Et need lood on head. Ja ilusate sõnadega ka. Ilusate sõnadega ka. Et ei tohi neid koledaid sõnu olla ja see, et sa paned beat koleda sõnad peale, siis see tegelikult ei loe. Meil toodi näide, see on mingi beat on bitch on ju. Aga bitch oli ära kustutatud beat. Aga kohtunikud teavad seda laulu. Ja siis mingid väiksed lapsed, kes kõik harjuvad kohas. Beat. Et see ei ole nagu kaotada. Et jah, ikkagi võistlejad on eeskujuks teistele. Üksteisele ja siis publikule, kes seal on ja vaatajatele, siis ei saa niimoodi lihtsalt vastupanu teed minna, et sa lihtsalt kustutad sõna ära. Kui see väga levinud lugu. Ja vaata sõna pole ka, sest nüüd mingi ja isegi võetakse sellest maha, kui on rohkem message seda ees. Siis saab sellest väiksema haarnamise. Joonised ja visuaalsed efektid, nüüd see on see, mis koreograaf välja mõtleb. Erinevad joonised, sujuv vahetus. Et ei ole nii, et mole, siis kõik kõnnime siia, rida kõik kõnnime, siis peab tulema läbi tantsu. Sul on mole, me tantsime ja äkki hops, me oleme siin, tantsime siia. Et me saime kunagi seda tagasisida, et me jooksime 1, 2, 3. Esimene EM-kus. See hip-hopis käib, tegime spinnid kogu kahvaga, eks ole. Et seda munajooksu ei tantsinud. Kohtunikud ütlesid, see ei saa olla see, mind ei ole näha. Sind on näha. Selles mõttes, et sind on näha, et ei jooksed kuskil. Et parem, kus tantsid midagi. See on nagu kõvem tase, kui see jooks. Või siis te siin on sisse mingid visuaale, et kuidagi ei oleks lihtsalt munajooks, 16 inimest munajooksus. Seosega üleval, all. Jah, kui rull ja siis sammud edasi, see on juba liikumise. Jooniste kiire vahetus. Eriti äge on koreograaf, kes suudab 2
sümmeetrilised vahetused või üldse joonised, kõik sellised on palju paremad kui asümmeetrilised. Neid on lihtsalt nagu haarata ja tavaliselt sümmeetriline on nagu kohe juba puhas silmale. Inimese aju armastab sümmeetriat. Kui sa tahad ühe tüdruku tuua keskele, sa pead teiselt poolt ka tooma. Ma saan aru, sa tahad tuua seda tüdrukut siia, sest et see on kõige parem tüdruk sul. Ja sa üritad teda igalt poolt siia ette tuua, kui me näeme seda, et sa pead võrdselt tooma, siis me ei saa aru. Pildikohad. Pildikohad on kõik need kohad, kus sa teed poosi niisugused. Mõtle oma kava peale, kust kohas sa saad need pildikohad panna. Pildikoht on see, kus kõik lõpetavad, korraks hoiavad, läheb edasi. See annab ka niisugust teravust ja põnevust. Sa teed selle ka ära ja siis teed peaga nii. See nii võib ka teha. Lihtsalt väikse pea nagu lisamisega on pannud seda. Ja siin hinnataksegi ka grupi ja paaristuid, tõsteid, tasandid, kaskaadid, aeglustused, stopid, stopp. Ja siis tuleb midagi edasi, et sa oled nii äge korraga. Ja kui see süngis kõik, siis see on ju väga põnev. Liikumuse keerukus, liikumise. Tempovahetused, keharaskuse kandmine, kallutused, suunavahetused, ühendatud elemendid. Sest kõik seda on raske teha. Kui sa tahad olla terav, siis kõige lihtsam on olla selline, terve kava teha selline, ülilihtne. Nii kui sa pead tegema seda, või siis nagu me tegime see, sa kannad keharaskust ja see ongi raske, seda hinnatakse. Suunavahetust üldse. Suunavahetused, lähed sinna, onju. Lähed alla, lähed üles, et see kava võiks ka vaheldub. Mida rohkem vaheldub, seda rohkem saab koreograaf selle eest punkte. Korrektselt sooritatud tehnilised elemendid. Liikumise keerukus, jah. Et siin hinnatakse nüüd seda raskust. Et kui sa enne, ma hindasin sulle seda, kuidas sa seda ühekordselt või kahekordselt tegid, sõltuvalt mida sa oskad. Siis siin ma nüüd hindan seda, kui sa tegid kahekordse, siis ma annan sulle siin rohkem. Kui sa tegid ühekordse, siis ma annan siin vähem. Aga kui sa eelpool tegid kahekordse, otsustasid, et koguda rohkem punkte ja tegid kehvasti, siis sa igal pool vaata kaotad. Ja seal uniformides, sünkroonis, igal pool selles tehnikas, selle eespool kaotad, siinsides. Ja sloveenlased ütlesidki, et nemad teevad kavas kahekordset, aga trennis teevad kolmekordset. Et sa pead oskama kolmekordset võistlustel minna, sest sa lähed ju kindla peale välja. Sa teed kahekordset kavas. Aga nemad teevad juba kolmekordset, siis nad trennis teevad neljakordset. Simple and clean will win the hard and messy. Me olime hard and messy või? Sest me olime. Aga jah, alati on niimoodi, kui sa teed puhta, ülipuhta sünkroonis kava, siis on väga suur tõenäosus, et sa aplitseerid sinna ülespoole. Kui et sa teed mingisuguse väga keerulisi, mis ei õnnestu ja nii palju riske, siis see kõik ei too sulle nii palju miinuspunkte, et sa ei jõua sinna. Ja kui sa teed palju asju korraga, siis on ka nii, et nagu midagi ei saa, mis toimub. Jah. Et teed ära kasvanud, see grupp teeb seal, kui nemad on lõpetanud, siis teevad need. Et oleks aega vaata, kohtunikul ma vaatame nii, siis on mingi piu, maa on piu ja siis ma ei näingi neid asju. Ja siis tegelikult see ongi ju koreograafi plärke. Tüdrukud näitasid väga-väga keerukaid asju, aga kui mina kohtunikuna ei näinud seda, siis järelikult koreograafi nii tehtud, ma lihtsalt ei näe. Ma ei jõua nii vaadata. Siis teed 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma jõuaks nüüd pilku keerata. Vahel on 1, 1, 1, 1, 1, mingi piu. Jõukohased liikumised. Jõukohane on see, et kui sportlane ära ei tee, siis tee lihtsamaks. Kui sa näed juba enne võistlust, et veel ei õnnestu, no 6 aega enne ma isegi ei muuda, kui sa 2 nädalat enne, siis lihtsamaks läheb paremini lihtsalt. Ja et alguses kohe, kui sa oled selle raske asja sisse tulnud, ära võttagi ette ära. Treeni, nii ta saab ju natukene paremaks treenida ennast ja siis teed selle 2 nädalat enne võistlust otsusta. Nii, nüüd jääb nii. Seesama Sloveenia tiim, seesama kava, mis ma vaatasin oma punases, nendel oli käteta hundiratas. MM oli aprillis, see võistlus oli juuni lõpus. Neil oli siis käteta hundiratas ja nüüd neil oli sehka, mis nendeks see süda. Tihttüpel jah. Nad vahetasid käteta, vahetasid selle vastu ära, sest nad suutsid seda rohkem sünkroonist teha kui ilmselt kätte. Loobusid siis. Kas ma saan? See nüüd on ta kommenteerib peale, saab kuulata, mis ta räägib. Et kõik, mida nad teevad hästi. See tiim on ka minu arust üle 7 aasta vaeva näinud, et seda Sloveenia tiimi võita. Ja nüüd nad lõpuks võitsid ka.
here in a little bit of a different formation than we have been seeing in this category with these two groups. Wow, beautiful high toe Amazing. touches. Suhteliselt lihtsalt liigutada. Showcasing that amazing technique right from the beginning here. Beautiful turn section in the front. Showing off confidence, Kolmekordne quality, pööre. all the way through. Beautiful triple pirouette on Kolmekordne the pööre. full team here. Käis väga hea. As we have mentioned several times today, we do want to see those full team elements. Beautiful transition there. Into the full team Alasakam variation. And they're continuing the pirouette section. Beautiful high heel touch. We can really tell that they have been working on their technique for several years. They are keeping those feet pointed. The legs are nice and stretched. No bent knees here. And such a cool groovy dance section here, showcasing even more variety in their dance skills. Beautiful Kote turns. They're spacing